USA president Donald Trump lükkas tagasi NATO partnerite ettepaneku abi osutamiseks olukorras Hormuzi väina ümber. Nüüd, kui olukord Hormuzi väinas on lahenenud, sain ma NATO-t kõne küsimusega, kas meil on abi vaja. Ma ütlesin neile, et nad hoiaksid eemale, kui nad ei taha lihtsalt oma laevu naftaga laadida. Nad olid kasutud siis, kui neid vaja oli. Paberitiigrid, kirjutas ta 17. aprillil sotsiaalvõrgustikus True Social. See ei ole esimene kord, kui Ameerika Ühendriikide president kritiseerib allianssi. Aprilli alguses teatas Trump, et kaalub tõsiselt oma riigi liikmelisuse lõpetamist NATOs, kuna Washingtoni liitlased keeldusid toetamast USA'd ja Iisraeli nende sõjas Iraani vastu. Ja tollal teatas välisminister Marco Rubio, et Washington vaatab pärast sõda oma suhted alliansiga üle. Selle taustal arutavad Euroopa riigid koos Kanadaga Wall Street Journali andmetel Euroopa NATO loomist. Lisaks sellele hakati Saksamaa juhtimisel välja töötama Euroopa kaitseplaani ilma USA-ta. Publikatsioonid langesid ajaliselt kokku Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski Euroopa turneega, mille käigus ta sel nädalal külastas Saksamaad, Itaaliat, Norrat ja Madalmaid. NATO tulevikust räägime kohe praegu meie esimese külalisega. Meiega on ühenduses ajakirjanik ja rahvusvaheline vaatleja Aleksei Bitši. Aleksei, tervist! Esimene küsimus, kui põhjendatud on üldse Trumpi etteheited Euroopa partneritele ja liitlastele? Sest vastuseks võivad Euroopa riigid esitada 2 vastuväidet. Esiteks võivad nad öelda, et meie tegeleme sõjaga Ukrainas, sest USA praegu ei anna mingit abi. Ja teiseks võivad nad öelda, et meid ei teavitatud üldse Iraanis kavandatavast operatsioonist, miks me peaksime üldse aitama. Teate, ma oleksin seda olukorda juba väga palju kommenteerinud, kuid antud kontekstis, eriti lähtudes Donald Trumpi viimasest avaldusest, vaataksin ma seda lugu poliittehnoloogilisest vaatenurgast. Sest väga tihti kogu Donald Trumpi kriitika NATO partnerite aadressil on minu arvates suunatud pigem sisepublikule. Just sellele magaliikumisele, mis hakkas Donald Trumpi väga tugevalt kritiseerima, kes tegelikult lubas isolatsionismi, lubas keskenduda ainult Ameerika sisestele probleemidele, mitte sõdadele üle kogu maailma. Seega praegu üritab Donald Trump näidata valijatele, et näete, ma tõesti ei taha kulutada tohutuid summasid selleks, et kaitsta Euroopat. Teisest küljest saab Donald Trump suurepäraselt aru, millised protsessid Euroopas toimuvad. Ja me tõesti näeme paralleelset protsessi, kus Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa on sisuliselt veduriks ja moodustavad oma koalitsiooni. See koalitsioon ühel või teisel viisil osaleb ikkagi operatsioonides Hormuzi väinas julgeoleku tagamiseks, kuid pärast sõja lõppu. See tähendab, et on ilmselge, et Euroopa riigid ei kavatse ise sõtta astuda, kuid pärast sõda on nad igal juhul sunnitud sellesse sekkuma. Just nimelt julgeoleku tagamise küsimuses. Ja siis võib Ameerika president öelda, näete, ma ju ütlesin, et nad astuvad niikuinii varem või hiljem sõtta. Näete, nad ikkagi astusid. Näete, minu surve andis justkui tulemuse. Aga teisest küljest, kui rääkida puhtalt juriidilistest terminites, siis NATO põhikirjas on 2 võtmeartiklit, millest kõik räägivad. Need on 4. ja 5. artikkel. Ja 4. artiklit, näete, Donald Trump oleks võinud kasutada ükskõik millisel päeval kogu selle 1,5 kuu jooksul Lähis-Ida sõja ajal, aga ta ei kasutanud seda. Kui te mäletate, kui Poola suunas hakkasid lendama tundmatud jutumärkides droonid, siis Poola just aktiveeris NATO põhikirja 4. artikli. See tähendab konsultatsioone. See tähendab, et need ei kohusta veel kedagi millekski. Aga see on adekvaatne samm, kui on vaja liitlastega maha istuda ja arutada, mida teha. Ja millele Poola selles olukorras võis loota? Sama oleks võinud teha Donald Trump, kuid ta ei taotlenud mingeid konsultatsioone. Ma ei räägi isegi 5. artiklist, kus väidetavalt pidid kõik sekkuma ja koos Donald Trumpiga minema Iraani vastu sõtta. See tähendab, et juriidiliselt ja ametlikult ei pöördunud Donald Trump Põhja-Atlandi alliansi poole üldse abi saamiseks. See, mida ta avalikult USA presidendina väidab, ei oma suurt juriidilist kaalu, just Põhja-Atlandi alliansiga konsulteerimise kontekstis. Seetõttu jagaksin ma kõike, mis toimub avalikult, vähemalt 5. Eriti seda, mida ütleb Ameerika president, sest väga tihti erinevad tema avaldused oluliselt sellest, mis tegelikult toimub. Aga tegelikult olgem ausad ja avameelsed. Euroopa riigid on kaasatud Iraani vastasesse sõtta. Sest Euroopa riikides asuvad sõjaväebaasid, mida Ameerika sõdurid aktiivselt kasutavad. Need on nii Ida-Euroopa riigid, Saksamaa baasid, Küprosel
Suurbritannia baasid ja nii edasi. See tähendab, et lennukid tõusevad ju kuskilt õhku, tankurid maanduvad kuskil, Ameerika lennukeid hooldatakse kuskil ja seda ei tehta ainult Lähis-Ida baasides, seal Jordaanias ja nii edasi. Kõiki neid lennukeid teenindatakse Euroopa baasides. Seetõttu kui Trump ütleb, et ei aidata, siis see on vale jutt. Veelgi enam, Suurbritannia ja Saksamaa peavad konsultatsioone Pärsia lahe riikidega. See tähendab, et on ilmselge ja lõpetan oma mõtte sellega, et on selge, et Euroopa riigid hakkavad pärast sõja lõppu osalema Hormuzi väina julgeoleku tagamises. Seetõttu pean ma kõiki Trumpi avaldusi täiesti põhjendamatuks. Aga siiski, kaalugem, kellele need on suunatud. Kas need on suunatud eurooplastele? Ma ei usu seda. Pigem on see mäng üksnes kodumaisele valijaskonnale. Õiglane märkus Trumpi avalduste kohta. Oleme juba selle aasta jooksul õppinud, et neid ei tasu sõna-sõnalt võtta. Aga just sellepärast tunduvad mulle palju olulisemad välisministri Marco Rubio avaldused, millele tasuks tähelepanu pöörata seoses suhete ümbervaatamisega pärast sõda. Suhete ümbervaatamine toimub igal juhul. Tugen tagasi, hea, et te meenutasite Marco Rubiot, mina meenutan seda alati. Juba Donald Trumpi 2024 aasta valimiskampaania ajal oli Marco Rubio esimene, kes ametlikult teatas, et Ameerika Ühendriigid muudavad täielikult oma kaitsestrateegiat. Ja see pole sugugi uudis ja ma pööraksin veel tähelepanu hiljutisele Elbridge Colby avaldusele. See on USA väitseministri asetäitja poliitika küsimustes. Üsna vastuoluline tegelane, Ukrainas teda eriti ei armastata, sest see on see inimene, kes sisuliselt õhutas BitHexetit näiteks eelmise aasta alguses piirama luureandmete jagamist Ukrainaga, kui te mäletate. Sama kordus hiljem augustis. Nii et Elbridge Colby rääkis hiljuti väga palju Rammsteini formaadi istungil niinimetatud NATO 3.0-st, kui olete kuulnud. See on selline strateegia, mida ameeriklased Trumpi administratsiooni ajal väga aktiivselt edendavad. Ja Mark Rubio rääkis sellest esimesena juba valimiskampaania ajal. Ja selle strateegia sisu on selles, et ameeriklased, ütleme nii, pärast külma sõda. Nad saavad suurepäraselt aru, et peamine tegevusväli geopoliitilises mõõtmes ei ole praegu Euroopas. Nende vaatenurgast. Vaatame nüüd olukorda ameeriklaste huvide seisukohast. Ehk siis, nende arvates ei ole peamine tegevusväli Euroopas. See on pigem Aasias, seal kus toimub vastasseis Hiinaga. Seetõttu püüavad nad kõik oma jõupingutused suunata Türbi poole, kuid samal ajal ei saa nad jätta Euroopat üksi probleemiga, mille nimi on Venemaa. Seega on idee selles, et Euroopa võtab enda peale kontinendi kaitse konventsionaalse sõja mõttes. See tähendab, et põhilise relvastuse eest vastutab ta ise. Ja just sellest rääkis Elbridge Colby. Küsimus ongi selles, kui me kuuleme neid avaldusi, et Euroopa peab end ise kaitsma, Donald Trumpi, Mark Rubio ja teiste suust, me kõik arvame, et ameeriklased annavad sellega märku, et nad jätavad kõik maha ja lahkuvad. Ei, nad ei lahku. Elbridge Colby ütles selgelt, et Euroopa peab arendama oma kaitsetööstust, oma relvastust, oma armeed ja nii edasi ja Ameerika jääb NATOsse. See on huvitav moment. Jääb, kuhugi ta ei lähe. Lihtsalt ta muudab natuke oma rolli. Ja praegu võtavad eurooplased samuti üle teatud juhtimisvaldkondi Põhja-Atlandi alliansi sees. Mis puudutab Euroopa sõjateatrit, eurooplased ümber korraldavad oma sõjatööstusbaasi. Ja ameeriklased jagavad ikkagi tehnoloogiat, luureandmeid ja nii edasi. Ja lisaks veel, millele tasub tähelepanu pöörata suhete ümberhindamise osas. Pange tähele, kes kõige rohkem kritiseerib Trumpi administratsiooni avaldusi Ameerika vägede Euroopast väljaviimise kohta või suhete ümberhindamist. Või seda, kui Trump ütleb, et ma lahkun üldse NATOst, ma ei taha kaitsta. Põhiliselt on need Lääne-Euroopa riigid. Kui me vaatame Ida-Euroopa riikide avaldusi, Balti riigid, Soome, Poola, Rumeenia, siis näeme, et siin on avaldused veidi teistsugused. Ja tavaliselt Alexander Stubb seisab ees Soome president, kes ütleb otse, et ta ei kritiseeri Donald Trumpi nii aktiivselt. Miks? Sest kui me vaatame seda NATO 3.0 strateegiat, mida Trumpi administratsioon edendab, siis näeme, et seal on selgelt kirjas, et ümberpaigutamine toimub. See tähendab, et Ameerika väed jäävad Euroopasse. Aga no viiakse Lääne-Euroopast Ida-Euroopasse.
Võib-olla olete kuulnud, hiljuti olid isegi sellised siseteadmised Ameerika ajakirjanduses, et justkui Trump tahab Euroopa riike karistada selle eest, et nad ei läinud Iraani vastu sõtta vägede ümberpaigutamisega. Nii et ta viibki väed just Lääne-Euroopast ära, Kreekasse, Poolasse, Balti riikidesse ehk siis idatiivale. Ja idee sellest, et Euroopa jah tõesti peaks iseennast kaitsma, aga ta peab ka aru saama, et tema peamine rindejoon igas tulevases võitluses, see on idatiiv, mitte läänepoolne. Ja kõik pingutused lähevad idatiivale. Ameeriklased jäävad, aga nad ei kata idatiiva. Ja samal ajal kutsutakse Euroopat üles relvastuma. Ja miks see protsent SKP-st, mida riigid peavad kaitsele kulutama, suureneb? Just selleks, et need riigid ise saaksid laiendada oma kaitsetööstust. Ja lõpuks mõne aja pärast täielikult iseend relvastusega varustada. Selles kontekstis on Ukraina praegu samuti selline vedur. Lihtsalt kui Zelenski sõidab ringi ja allkirjastab kõik need kaitsealased kokkulepped eurooplastega, just, ja kui näiteks seal mõned nagu Kip Kellogg on seda öelnud, Ameerika ametnikud räägivad, et on vaja moodustada mingi uus liit. NATO asemele minu arvates, ja nii nagu mina näen, ei tule mingit NATO asendajat. Lihtsalt toimub tõepoolest Põhja-Atlandi alliansi ümberkujundamine. Ameeriklased lihtsalt suunavad oma tähelepanu Aasiale. Aga see ei tähenda sugugi, et nad lahkuvad Euroopast. Lihtsalt nad osalevad vähem. Aleksei, viimane küsimus. Kuidas teie arvates paistavad selle mõttes Euroopa ümberkujundamise väljavaated, kaitse ümberkujundamise? Kui me jälle näeme Euroopa Komisjoni kaitsevoliniku Ida-Euroopa esindaja Andris Kubiliuse ettepanekut. Selle kohta, et on vaja ühtset Euroopa armeed, kus oleks 100 000 inimest. Vastuseks kuuleme me teatavat skepsist, rohkem Lääne-Euroopa riikidelt. Aga kust me need 100 000 võtame? 450 miljonit Euroopa Liidu elanikku. Nad küsivad, aga kust me need 100 000 leiame, et armeed moodustada? Olge ausad, vana Euroopa on alati olnud aeglane, ta on alati olnud otsustusvõimetu. Minu arvates on sellel üks lihtne põhjus. Pärast teist maailmasõda, veel enne NATO loomist, andsid ameeriklased mõista, et nemad kaitsevad meid. Me ei luba, et Saksamaa pärast teist maailmasõda tõstab pead ja korraldab Euroopas uuesti sõja. Teie aga arenege, ehitage üles oma majandus, heaolu ja nii edasi. Euroopa on sellega täiesti harjunud ja seda tuleb samuti arvestada. Kui ameeriklased kritiseerivad eurooplasi selle eest, et nad ei arene nii kiiresti, ameeriklased ise on eurooplasi nii-öelda sellega harjutanud. Ma arvan, et varem või hiljem jõuavad eurooplased selleni. Nad on sunnitud selleni jõudma ja lihtsalt selleks, et mõista, kui aeglaselt see toimub. Ma tuletan alati meelde Emmanuel Macroni avaldust. Kui ma ei eksi, oli see veel 2017 või 2018 aastal, kui ta kuulutas igal pool, et on vaja strateegilist autonoomiat. Euroopa ei tohi olla sõltuv ei USA-st ega Hiinast. Tuleb ehitada Euroopa armee ja nii edasi ja nii edasi. See tähendab, et Macron ütles seda juba peaaegu 10 aastat tagasi ja alles nüüd on seda lõpuks hakatud Euroopa Liidu tasandil arutama. Aga teisest küljest tuleb talle au anda. Nüüd on Euroopa Liidus lõpuks meelde tuletatud, et Euroopa Liidu asutamislepingus on olemas 42. artikli 7. lõige, mis räägib vastastikusest kaitsmisest. Ja seal on täpselt samad mehhanismid kirjas. Kui mõnele Euroopa Liidu riigile keegi kallale tungib, peavad kõik teised Euroopa Liidu riigid selle riigi eest välja astuma. Sellest pole keegi kunagi rääkinud, aga selgub, et selline artikkel on seal olemas. Ja nüüd on nad lõpuks hakanud välja töötama reageerimismehhanisme juhuks, kui mõni riik aktiveerib selle Euroopa Liidu lepingu 42. artikli. Seetõttu arvan, et Euroopa liigub õiges suunas, aeglaselt, mitte nii kiiresti, nagu me ilmselt sooviksime. Aga ta on sunnitud seda tegema, sest ka Ameerika ei jää kauaks ootama, kuni Euroopa lõpuks oma enda kaitset ümber kujundab. Ja, suur tänu, Aleksei Betši, tuletan meelde, oli meiega ühenduses rahvusvaheline vaatleja ja ajakirjanik. Nägemist! Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha annetuse, YouTube'i sponsorluse või tasulise tellimuse kaudu, näiteks platvormil Patreon. Kõik lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest. Sellega on kõik. Hoidke end, kõigile head aega. Jätkub!